Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Käes on jõulukuu ja kohe vaatame, milliseid uudiseid siis jõulukuu meile toob. Täna on juba 3. detsember ja saadet, kui me alustame, on hommikupool. Eilne Matif meil sulgus siin märtsimatif 191 ja rapsimatif siis veebruaris 482. Natukene üles on läinud matifide asemed ja üllatuslikult väga kiiresti, et vahepeal siin olime ikkagi julgelt alla 190, et mis toimub, tekib küsimus. Jah, ega ühest vastust on ju keeruline leida, aga kindlasti võime võib-olla esimese asjana öelda seda, et sõjapinged võib-olla on natukene siis intensiivistunud, õigemini läinud siis selliseks, mis puudutab ka rahvusvahelist kaubandust. Ukraina on siin rünnanud mõnda naftatankerit Vene varilaevastikust ja samamoodi siis eile, või täpselt aega nüüd ei tea, aga rünnati siis seda päevalilleõli laeva, mis liikus siis Venemaalt Türgi poole. Laev ise liikumist jätkas, mõni meeskonnaliige sai seal küll vigastada, aga see näitab ehedalt ikkagi seda, et Ukraina üritab tänasel hetkel häirida Venemaa eksporti ja see kindlasti häirib siis ka ju seda tarnekindlust, et me kõik kindlasti mäletame seda, mis toimus sõja alguses, kus tarneahelad olid täiesti pea peale pööratud. Hetkel seda päris karta kindlasti pole, aga nagu me näeme Matifis, siis see kindlasti mõjutab. Ja praegusel hetkel mina näen küll, et see võib ka tulevatel päevadel või nädalatel mõjutada, sest et USA praegusel hetkel sunnib Venemaad ja Ukrainad ja eriti Ukrainat läbirääkimiste laua taga ja Ukraina kindlasti otsib praegu tõsiselt vahendeid, et selle surve alt siis välja tulla ja see on kindlasti koht, kus siis võib oodata mingisuguseid ootamatuid lahendusi. Kas see on hea või halb Ukrainal, lõpuks ei tea, aga nad kindlasti täna otsivad, nii et me ei tea veel, kuhu see viib. Jah, et täpselt nii ongi, et kui me vaatame ju fundamentaalset pilti, siis suuresti midagi muutunud ei ole, aga nüüd, kuna pinged on kerimas ülesse poole ja just mere peal, et see on tekitanud praegu turuosalistest ka selliseid pingeid ja on viinud siis turgu natukene ülesse. Ma siiski täpsustaks, et pinged ei ole mitte läinud ülesse, pinged on kogu aeg üleval, lihtsalt me tajume seda täna rohkem. Nii et tõesti huvitav olukord, tuleb meil kindlasti seda ka silmas pidada ja mõjutab tõenäoliselt ka täspidi siin, nagu sa ise mainisid, ka lähiajal hindade liikumist. Nii et väga oluline ka õlikultuuride osas antud momendil. Just, et nisu osas ma ei oskagi öelda, kui palju ta sealt just see pool mõjutab, aga võib-olla nisuga jätkamegi, et tegelikult ju siin lähiajal või hakkas ju Argentiina juba koristama mingi aeg, võib-olla pool on juba isegi läbi ja Austraaliaga ka kohe pihta. Et mis uudised siis sellest piirkonnast või eelkõige Argentiinast on tulnud? No viimased paar kuud tegelikult ongi turg väga oodanud, et kui Argentiina hakkab koristama, et mis sealt tegelikult siis tuleb, sest ikkagi me teame, et Euroopas saak väga õnnestus ja globaalselt on prognoositud ju palju rohkem nisu võrreldes eelmise aastaga ja kui võtta ainult eksportivad riigid ette, siis tegelikult 40 miljonit tonni rohkem nisu võrreldes eelmise aastaga on siis prognoosides ja Euroopas on ju see ära ka juba koristatud. Ja lahtised kohad olidki veel tegelikult siis lõunapoolkeral ehk kuidas õnnestub Argentiina ja pilt tegelikult kogu aeg siiani oligi väga hea, prognoositigi väga head saaki. Keegi ei teadnud ainult, et mis kvaliteeti sealt tuleb ja kui palju teda siis ikkagi sealt tuleb ja teine võtmekoht on ju Austraalia. Nüüd oleme Argentiinaga jõudnud nii kaugele, et Argentiina ka suur maa, et koristatud on umbes selline 40, kohati võib-olla isegi 50% ja pilt näitab seda, et proteiinid võrreldes eelmise aastaga on madalamad kui siis võrreldes eelmise aastaga madalamad ja proteiini tasemed seal kuskil 10-11 poole vahel, võib-olla paljud ootasid ka ikka sealt 12 poolt ja saagikused muidugi äärmiselt kõrged, nii et täna ikkagi nähakse, et Argentiina saak on tunduvalt suurem võrreldes eelmise aastaga. Et võrdlusse lihtsalt, et kui me ootasime siin saaki võib-olla selline
24 miljonit tonni, mis on juba väga suur saak, siis tegelikult räägitakse juba 26, võib-olla isegi 27 miljonist tonnist. See tähendab, et tavapäraselt, kui Argentiina ekspordib näiteks selline 12 miljonit tonni, siis vahepeal prognoosisime me ise ka siin, et kuskil võib-olla 15 miljonit, aga täna juba see ekspordi maht Argentiinast on juba selline võib-olla 18-19 miljonit tonni, nii et see igal juhul mõjutab, hakkab meid juba kohe mõjutama nii-öelda nisu hindades, sest Argentiina nisu on näiteks meie nisuga võrreldes kuskil $25 odavam ja kui kellelgi on vaja hea hinnaga nisu, siis see number 1 on taas kord Argentiina, kuid jah, tõesti proteiinid on madalamad. No seda seletab kõrgem saak, et ega see on omavahel ju väga selges seoses. Ja muidugi, mis see tähendab meie regioonile, et kui Euroopas koristati tegelikult väga hea proteiiniga nisu, siis just nägime ka eelmisel aastal, et väga palju kaubeli tegelikult sellist 12,5 proteiini eelmisel nädalal ja seda sellepärast, et mõned, kes olidki panustanud siis Argentiina nisule, nüüd näevad, et nad ei saa seda sealt sellist kvaliteedi, mida nad lootsid ja oligi vaja kiiresti asendada mõned kogused. Seetõttu Läänemere piirkonnast just Saksamaa, Poola, Baltikumis samamoodi, et saadi nii-öelda kaubelda seda 12,5 välja, nii et natuke lükkas turgu nagu ka liikumisse. Et samas ei tohi ära unustada, et hinnatasemed väga suuresti sellest ikkagi ei mõjutatud. Matif on jätkuvalt suhteliselt madal. Sest ikkagi tasemed on madalad, ostjatel on siiski ka nisu vaja, nii et selles mõttes ühtepidi head uudised ka meie piirkonnale, et natuke saime kaupa eest ära. Aga kui siia kõrvale nüüd võtta selle odraaine, et kui me võtame siis nii-öelda jämedalt, siis Argentiinast tuleb siis madalat nisu. Ja see võib natukene seletada äkki ka seda, et miks siis odrahind tegelikult on niivõrd kõrge võrreldes just nisuga või see ei ole sellega seotud? Tead, see on üks väga suur küsimärk väga paljudel meil siin turul ka, et kuidas saab olla, et oder on nii kõrgesti hinnastatud, et kui me vaatame globaalset pilti, siis otter tuleb ka sellel aastal tunduvalt rohkem. Peaaegu 10 miljonit tonni on ju. Ja Euroopaski tuleb teda kuskil 7 miljonit tonni rohkem võrreldes eelmise aastaga, et tekib küsimus, miks ja kuidas saab olla siis odra hind nii palju kõrgem võrreldes nisuga. Kuid ühest vastust võib-olla ei olegi, aga üks vastuseid võib olla see ikkagi, et kuna söödavilja tarbimine on kasvanud, kuna selles sektoris on head ajad üldiselt, siis hinnatasemed üleüldiselt on sellised, mis kalkuleerivad. Ja eks nad alati võrreldakse, et mis on siis alternatiivid, eks ole, et kui me vaatame ka tegelikult Euroopa pilti, siis Hispaania on üks kõige suuremaid impordijaid üldse, kuid sellel aastal õnnestus Hispaania ise odraga, nii et see koht või see riik siis impordib tegelikult otra vähem, kui tasandab siis teiste kultuuridega. Söödanisu läheb sinna näiteks väga palju, kuskil 3,5 miljonit tonni impordib ta puhtalt ainult Euroopa Liidust. Meiegi oleme ju saatnud Hispaaniasse söödanisu mitmeid laevasid. Nii et odra hind ikkagi on seetõttu nisust parem, sest hinnatasemed iseenesest lihtsalt on juba sellisel tasemel, kus tekib küsimus, et kaua need veel nagu hoiavad. No see on jah huvitav, et ja nüüd viimased uudised ju Hispaaniast, kui sa Hispaaniat mainisid, siis tegelikult oli ju, et avastati seal ka siis sigade Afrika katk. Aga õnneks mitte siis kodu nii-öelda sigadel. Väga halb uudis, ühtepidi nagu väga halb uudis tõesti Euroopale, et kui me räägime Hispaaniast, siis ta on kõige suurem söödaviljade importija, aga üks kõige suurim sealiha eksportija jälle Euroopa Liidust. Ja tõesti viimane uudis oli see, et see katk avastati seal, nii et nüüd tekib tõesti küsimus, et kui palju ja kuidas edasi nagu areneb, et kui palju siis ikkagi Hispaania veel edasi vilja importida saab siit Euroopa Liidust, sest väga paljud riigid kuuldavasti ikkagi koheselt keelduvad nii-öelda Hispaania sealiha ostmast. Mõjutab see kindlasti ka sealiha hinda meil siin Euroopas, nii et see on selline pikk kett, mis mõjutab kindlasti meid ka, nii et tekibki küsimus, et kui palju veel seda söödavilja või söödanisu näiteks Hispaania siin lähikuude jooksul nii-öelda vajab. Väga oluline nüüd ongi, et kas saadakse siis piiratud see ala, mis praegu seal Hispaanias on, kus see katk avastati, kas saadakse see kontrolli alla või siis mitte, et tõesti väga oluline uudis oli see.
ja kui siit nüüd edasi minna, tegelikult söödaviljade osas mõjutab ju natukene ka mais, et mis meil maisituru pealt uudist on? Miks ma enne mainisin seda, et tulebki vaadata, kas kalkuleerib siis oder või söödaniisu, eks ole, et konkurent nendele viljadele on kindlasti mais ja üldiselt oleme varem ka rääkinud, et maisi sellel aastal tuleb globaalselt tunduvalt rohkem, kuskil selline ümmarguselt 60 miljonit tonni rohkem maisi võrreldes eelmise aastaga. Kõige suurema panuse siin nii-öelda annab USA, kus on üle 40 miljoni tonni rohkem maisi ja see saak tõesti ka õnnestub. Nii et see kindlasti, ütleme, et mais, mis on siis üle Atlandi, on kindlasti väga konkurentsivõimeline ja seda on seal palju. Kui me nüüd tuleme nagu Euroopasse tagasi, siis Euroopas siiski jälle mais võime öelda natukene ebaõnnestus, et kuskil 4 miljonit tonni maisi vähem võrreldes eelmise aastaga. Pealegi, kui siin see maisikoristus peale hakkas, siis nagu Poola, ka Leedu, need riigid olid väga hädas ju maisikoristusega, et isegi neid tarneid ei tulnud ka meile väga kiiresti, kui olid lepingud tehtud, nii et see kõik ilmsegas ilmselgelt ka maisikoristust. Nii et kui me mõtleme jälle nende lõunariikide peale, kes peab importima, siis kindlasti USA mais kalkuleerib näiteks Hispaaniasse ja kui hispaanlased vaatavad, mida siis osta, kas osta siis söödaniisu meilt versus siis mais näiteks USA-st, siis kahjuks peab tõdema, et USA mais on väga konkurentsivõimeline just Hispaania ostjatele, nii et me alati peame neid hindasi silmas pidama. Ja siit tegelikult tuleb ka väikene võti just selle odra koha pealt, et võib-olla ka oder kalkuleerib mõnes mõttes kohati paremini, kuna maisi hind Euroopas ise on suhteliselt kõrge. Jah, et täna ka ju ikkagi maisi hinnad uuele saagile, me ise ka oleme oodanud, et nad peaksid nagu allapoole minema, aga ikkagi püsivad siin 215-220 tarnituna siin Eestis, nii et hinnatasemed on püsinud praegu kõrgel, nii et ja meie see logistiline koht lihtsalt on ka praegu see, mis nagu ei aita kaasa, et on küll seda odavat maisi nii-öelda ka futuuride lõikes, kui vaadata seal kuskil Ameerikas, aga meile ta siiski jõuab siia kallimalt. No transport teeb oma töö nii-öelda. Ja lähme siis õlikultuuride juurde. Et tegelikult ju ka rapsi hind on siin kõikunud ja selle rapsi mõjutada on varasemalt ka soja olnud, et kuidas meil see soja puhul see deforestation direktiiv, et ma saan aru, et see otsus veel ei ole tehtud, aga... Ja täiesti uskumatu, aga need otsused käivad üles-alla, et vahepeal oli teema, et see oli seal, ütleme, septembri kandis, kus oli info, et see lükatakse jälle edasi. Siis tuli äkki info, et ikkagi jõustatakse see direktiiv juba sellel aastal, väike paanika tekkis kohe soja turul ja siis taaskord teisipidi. Nüüd see nädal on lõplik otsus siis, kus peab tulema see info, et kas siis lükatakse edasi või mitte. Praegu on lootus ikkagi jälle, et 99% lükatakse see direktiiv edasi. Väga hea uudis ka meie loomapidajatele, sest see oleks tähendanud kuskil sellist 25 eurost hinnalisa koheselt selle direktiiviga, nii et sel nädal peab tooma see kindlasti selgust. Samal ajal, kui me vaatame ikkagi, kuidas soja hind on liikunud, siis soja hind on kiiresti üles läinud viimase kuu jooksul ja sellel on ka põhjus olnud muidugi puhtalt poliitiline, kui USA president ja Hiina siis kokku leppisid nii-öelda selles sojatehingus. Väga paljud siiski olid väga skeptilised see, milles kokku lepiti, sest tegelikkuses ju soja USA-st on palju kallim kui näiteks Lõuna-Ameerikast, et üldiselt Hiina on ostnud ju Brasiiliast soja eelkõige. Brasiilia, Argentiina saak on sellel aastal ka väga kõva, et kuskil selline 230 miljonit tonni soja tuleb puhtalt Lõuna-Ameerikast. Kui me võrdleme toome siia USA kohe kõrvale, siis USA on selline ümmarguselt 120 miljonit. Et me räägime kahekordsest vahest tegelikult globaalses mõistes. Ja nii et
et kui räägiti, et tehti suur kokkulepe ja nüüd USA siis ekspordib Hiinasse palju soja, siis tegelik pilt ongi see, mida paljud arvasid, et need on ainult pealkirjad, suured sõnumid, loosungid, mis viisid turu üles, kuid reaalne pilt on tegelikult teine, et need mõned laevad siit ja sealt tegelikult ikkagi seda suurt pilti nagu ei täida, mida siis nagu lubati, nii et praegu küll vaikselt, kui me näeme ka futuuride pealt, et hinnatasemed ikkagi tulevad ka sojajahul allapoole ja prognoos on ikkagi see, et kui fundamentaalselt ikkagi saaki tuleb nii palju, siis see hinnatase ei saa nii kõrgeks jääda, et lihtsalt ei ole loogiline, sest soja tahab ju välja saada. Ja, nii et see eufooria ka nii-öelda läks üle, nagu arvata või karta tegelikult oli ka. Tahaks loota jah, et need hinnatasemed ikkagi tulevad tagasi alla, et see raketina üles minev futuur, mis siin oli novembri alguses, siis see nüüd on natukene rahunemas küll vaikselt. Ja, kui me soovime muidugi, et soja hind läheks alla, see oleks ju meile kasulik, siis vähemalt põllumeestele me sooviks vähemalt üsna kõrget rapsi hinda. Mis rapsi hinnaga toimumas on või mis selle situatsioon praegu on? Meil rapsi hinna matif on täna selline 482, äärmiselt kõrge tase, et kui me oleme varem ka seda rapsi siin analüüsinud, siis selline matifi liikumine 440-480 vahel ongi tehniline koridor hetkel. Ja kui vaadata üldse, et kuidas Euroopa oma rapsiga ikkagi sellel aastal õnnestus, siis võrreldes eelmise aastaga kuskil 3,5 miljonit tonni rohkem rapsi võrreldes eelmise aastaga. Ümmarguselt selline, ametlikke andmed näitavad kuskil 20,3 miljonit tonni saaki. See tähendab seda, et me peame vähem tegelikult importima võib-olla kui eelmisel aastal, et 7 miljoni asemel võib-olla ainult 4,5 miljonit, nii et ka see pinge on maas ja nüüd, kui Austraalia hakkab tulema just ka siin oma saakidega, õnnestub ka sellel aastal, kusjuures kõikide saakidega, nii nisuga kui odraga kui ka rapsiga ja ikkagi ka ajalooliselt on Euroopa siis Austraaliast importinud, nii et see peaks ka nagu rahustama turgu. Nii et kui see matifi tase on siin 480 juures, muuga hinnad on meil kuskil seal 460-470 kandis. Just, et see on tegelikult väga hea tase, nii et kellel ikkagi veel midagi on panna, siis tasuks ka lukku saada, sest ma ütlen, et Austraalia hakkab tulema oma rapsiga ka nüüd turule ja Euroopas on piisavalt. Me muidugi kunagi ei või teada, mis maailm toob, aga praegu prognoos on selline, et on piisavalt hetkel Euroopas rapsi. No siis võime loota, või nii-öelda olla rõõmsad selle üle, et on vähemalt mingi tase nii-öelda kõrge, et teraviljas seda praegu nii ei ole. Ja, et fundamentaalselt ikkagi, kui nagu pilti kokku võtta, siis me saame öelda ikkagi, et kõike on palju, nisu on tunduvalt rohkem, nõudlus on madal, tegelikult see sama mantra, mida me oleme siin kogu aeg rääkinud. Nüüd me saame kinnitust ka veel nii-öelda Austraalia ja Argentiina näol, et sealt tuleb rohkem nisu ja maisi tuleb rohkem võrreldes eelmise aastaga, soja rohkem, nii et tegelikult on meil kõiki kultuure piisavalt, puudust ei ole, küsimus on nõudluses, selles liikumises ja kuidas moodi siis nii-öelda futuurid ja see reaalne füüsiline hind siis siin lähiajal nagu areneb, et jah, eks see sõltub nüüd sellest ka, et kuidas on müüjad, et ega kui põllumehed ei müü kokkuostjatele oma vilja, ega siis üldiselt ei saa ka kokkuostjad edasi müüa, eks see on ka võib-olla mingil määral hoidnud, kuna põllumees ei ole rahul tegelikult selle tasemega. Aga lõputult ei saa, eriti kui me räägime siis näiteks Argentiinast, kus tuleb tohutult palju rohkem, et seda ei ole võimalik ära mahutada lihtsalt. Et on ju ka varem räägitud seda, et kui tegelikult hinnatasemed on madalad, et põllumehed ei teeni sellega, et kasvatavad vilja, siis kes teenivad, on tegelikult Lõuna-Ameerika põllumehed, et neile täna sobib see situatsioon, nemad on kasumis ja Euroopas on ka paar riiki veel tegelikult, kes on ikkagi sellel aastal ühtepidi õnnestunud ka finantsiliselt, et kas või siin samas Skandinaaviaski, et on tänu sellele, et on head saagid ja kui müüdi ka õigete hindadega, eks ole, siis tegelikult on väga paljud põllumehed nagu heal järjel.
aga uuest saagist tahtsin ka veel natukene rääkida. Aga enne kui uue saagi juurde läheme, võtame korra fondid siia, sest et tegelikult fondide nii-öelda positsioonid näitavad ka ära seda tegelikult või sealt võib arvata või lugeda välja mõningaid selliseid tendentse, mis võiksid tulla, et kuidas fondidega situatsioon praegu on? Tegelikult suurte muutustata, et fondid on ka siin vahepeal natuke positsiooni kõigutanud ühtepidi teisipidi. Sest mingi aeg nagu natuke vähendati, aga mitte palju. Just, kuid kui me võtame nüüd ikkagi selle põhiasja nisu, siis nisu osas on ikkagi positsioonid väga suured, nad on küll natukene vähendanud, aga nüüd just viimaste andmetel jälle suurendati nii-öelda seda shorti ehk nad müüsid nagu juurde, ehk ikkagi panustatakse praegu langusele ja ilmselgelt ilmastikuga mingit probleemi ei ole. Saagikused on ka nendes lõunapoolsetes riikides, Argentiina, Austraalia head, nii et kõik näitab seda, et ei ole põhjust, et hind peaks tõusma. Nii et ootame kevadet selle osas vähemalt, aga küsimus on, mis tasemelt hakkab siis liikuma üles, juhul kui hakkab liikuma üles. Täpselt nii, et eks me praegu hakkame liikuma vaikselt sellesse ilma turgu ja uude saaki, et kuidas moodi see uus saak siis hakkab arenema, eks ole. Et jälle need sellised riskikuud, mis meid siin ees ootavad uue aasta esimeses pooles. Nii et väga palju kaarte muidugi sinna pannakse. Samas ei tohi unustada ikkagi, et sellest saagist me võtame kaasa väga suured laovarud. Väga suured. Nii et kui me vaatame puhtalt eksportivaid riike, siis laovarud kasvavad kuskil selline 12–15 miljonit tonni, et see saab olema nisust praegu. Jah, nisust jah, et see saab olema põhimõtteliselt koheselt, kui tuleb juba 26 saak, see on meil juba olemas ladudes, nii et jälle ostja vaates ta näeb, et tegelikult sahvris on piisavalt kiiret ei ole. Kiiret ei ole, jah. Jah, eks see meid kindlasti mõjutab, aga uue saagi osas siis et ega lõpuks ju põldude osa me hakkame nägema alles kevadel ja see sinna ei ole mitte midagi nagu teha. Aga praegusel hetkel, kui sa vaatad nagu hinnatasemeid, siis mis see sulle ütleb või mida põllumeeliselt soovitada? No kui me vaatame, et futuurid iseenesest on natukene kõrgemad, kuid kui me vaatame, kuidas seda turg näeb hinna mõistes, siis tegelikult väga suurt vahet ei ole muidugi vana saagiga. No, teraviljal pole, raps küll on oluliselt madalam. Jah, raps on oluliselt madalam. Aga mis on oluline ikkagi, mida ka väga palju panustati, et kui hinnatasemad on madalad, et kui palju siis ikkagi farmerid külmavad, kui palju siis külvipinnad vähenevad. Aga võtta näpust, ei Venemaal, Euroopas tegelikult külvipinnad ei vähene, et praktiliselt minnakse sama suurusjärguga, nii et kõik nüüd oleneb, kuidas siis ilm siis seda hoiab, nii et külvatakse ikkagi sama palju kui sellel aastal suurusjärgus. Nii et sealt ka mingi toetust hetkeseisuga vähemalt näha ei ole. Et siis ei olegi muud teha, kui tuleb oodata ja vaadata, mis siis kevad meile toob. Täpselt nii, et muidugi jälle uue saagi hinnad on meil ka olemas, eks ole, et kes tahab fikseerida saab, aga meil on tõesti uue saagini ikka kõvasti minna, et kõike võib veel siin maailmas ette tulla, aga fundamentaal näitab seda, mida just rääkisime. Jah, ja põllumeestootsi osas ka me oleme praegu hetkel otsustanud, et me hetkel ootame, et ei tee seda nii-öelda otsa sealt poolt ka lahti veel, et vaatame, mis siis nii-öelda tulemas on, aga kindlasti, kellel vajadus on oma riske hajutada, mis iganes põhjusel, siis samas, kui vaadata ikkagi rapsitaset, pole hullu, kui see 450 juures on muuga hind, et siis samas võib midagi teha ka. Seda tasub juba küll mõelda, et lähiajal peaksime seda kaaluma. Just. Aga selleks korraks lõpetame. Kohtumiseni järgmisel korral. Jaa, aga veel saate lõpetuseks. Tahame soovida ilusat jõulukuud kõigile ja aega oma pere keskel ja ilusat aastavahetust, nii et sest meie kohtume juba teiega juba uuel aastal 2026. Kohtumiseni! Kohtumiseni!